pagan mees, ma mõtlesin, et auto on kiirem. Mees, ma tõesti ei tea, mis juhtus. Millal siin õli vahetasid, äkki võisi õlis olla? Ma ei tea, mis see siia puutab või mida see mootoriõli üldse teeb. Ma ka täpselt tegelikult tea, aga äkki lähme uurime koos järele. Oi, lähme. Tere, nüüd me oleme siis jõudnud siia, et õppida, mida teeb mootoriõli automootoris. Oh, siin on meil perfektne näide 10 aastaarve eest. Kuule, proovi, hõõru käsi kokku. Palju parem. Hakkas vaja. Jah. Stefanil siis tekkis käte hõõrdumisest soojus. Seda me tahame aga automootoris vältida ning seepärast me kasutame õli. Ja õli tuleb vahetada, sest et ajapikku õli kasutegur väheneb ning ta ei suuda mootorit enam normaalsel töötemperatuuril hoida. Tere, mina olen Stefan. Tere, mina olen Dominik. Oleme nüüd jõudnud siia töökotta, kus õpetame, kuidas teie saate enda autol õli vahetada. Kõigepealt me siis räägime teile, mis vahendeid teil vaja on ning pärast suundume auto juurde ja näitame teile, kus mis automootoris ja autos üleüldiselt asub. Kõik, mis teil õlivahetuseks vaja läheb, on töökindlad, mootori nõuetele vastav mootoriõli. Meie kasutame kõige kvaliteetsemat Castroli Edge Performance õli, uus õlifilter, õlivanni mutter ning kõigist üks mutrivõti. Nüüd me siis näitame teile kõike, mida teil on vaja teada automootori kohta autoõli vahetamisel. Siin on siis õlikork, kust me valame uue õli sisse peale vana õli väljalaskmist. Ning siin on õlivarras, millega saab kontrollida autoõli taset. Kõigepealt me siis tõstame auto ülesse. Meil on siin kasutada selline kvaliteetne tõstuk ning mida me selleks tegema peame, on need käpad panna manuaali järgi tõstekohtade alla ning siis see ülesse tõsta. Teine variant on aga see, et tõsta auto ninatungrauguga ülesse ning siis nende tõstekohtade alla panna tõstepukid. Mõte jääb täpselt samaks. Nüüd me oleme jõudnud siis auto alla, kus me näeme õlivanni ning siin on siis meie õlivanni mutter ning seal peidus on meie õlifilter. Nüüd alustame siis õlivahetusega. Esmalt peame eemaldama õlivanni mutri ning laskma vanal õlil välja valuta. Lase käia, Dominik. Nüüd me oleme siis lasknud enamus sellel õli välja valata ja kui on näha, et seda õli enam põhimõtteliselt ei tilgu, siis võib selle vana õli siit lihtsalt paberiga ära pühkida ning uus mutter asemele panna. Ning selle me siis keerame ka kinni. Nüüd seda mutrit ei ole siin vaja väga kõvasti kinni keerata, et sellise mõõduka jõuga. Täiesti jõust ei pea suruma. No ütleme, et nii on umbes paras. Nii, nüüd eemaldame vana õlifiltri. Nii. Ja paneme asemele uue õlifiltri ning heaks tavaks on ka värske õliga siis need tihendid siin üle käia, et see filter elaks siis paremini sisse. Ja selle paneme ka mõõduka tugevusega paneme kinni. Paneme lihtsalt käega siit kinni. Ja kui filter on ilusti kõvasti siin, siis käe tugevusega kinni. Laseme auto alla ja valame sisse uue õli. Nüüd oleme siis jõudnud oma protsessi lõppu. Vana õli on välja lastud, filter on ära vahetatud ning nüüd ongi aeg uus õli sisse kallata. Vaadake siis kindlasti, et teie õli vastab teie mootori nõuetele ning olge ka kindlad, kui palju õli te peate sisse kallama. Antud juhul on see meil umbes selline 3,4 liitrit. Mida väiksem mootor, seda vähem õli kulub. Nüüd siis, kui õige kogus õli on sisse valatud, keerame selle õlikorgi siin niimoodi normaalselt kinni, laseme autol umbes minuti töötada ning kontrollime õlitaset. Kui automootor on siis umbes selline minuti käinud, kontrollime õlivarde abil õlitaset. Kõigepealt siis pühime ilusti ära ning paneme ta siia selle uuesti sisse. Näitan kaamerasse ka. Peate vaatama,
selle 2 täpi vahele. On ilusti seal. Kõik on hästi. Kuna sa enne ütlesid, et oli hoopis teine asi. Ma ei tea, ma ütleks vastupidine. Mootor käis nii libedalt, reaalselt jõudu oli rohkem. Mul jõudu just väga palju vähem. Kuule, aga millal sa muidu viimati mootorõli vahetad? See on väga hea point, kuule.